Tere tulemast juunikuud kokkuvõtvasse videosse. Tere! Juuni oli meie jaoks päris muudatusi toov kuu, et jõudsime teha päris palju nagu ikka, aga tuli nii-öelda ette ka vahepeal siuke asi nagu kolimine. Jah, nagu taustalt näha, siis oleme vahetanud oma asukohta. Sellist tuba pole meil varem taustal olnud. Jah. Nii et Sydneyga oleme hüvasti jätnud. Aga hakkame kohe pihta, et mis me siis põnevat tegime. Kuidas me siia jõudsime? Jah. Alustasime kõigepealt esimene asi, mida me filmisime, et tahtsime jäädvustada ka enda elu nii-öelda igapäevaelu Sydneys, et esimene asi näitasime oma tööpäeva. Jah, nii et tulge kaasa, vaadake, kuidas me tööd teeme. Tere hommikust! Täna on neljapäev, kell on 4:57 ja meie sätime ennast tööle. Vaatame, kas on võimalik äkki täna natukene tööle kaasa võtta, et millega me kumbki siis tööres tegeleme. Praegu hakkame hommikusööki tegema. Kuskil poole tunni pärast oleks vaja kodust välja saada. Nii et juba on üsna kiire. Hommikuks on enamasti sellised müslikausid või mille isu parasjagu on. Et siin on all jogurt, müsli ja vaarikat banaan ja mango smuuti, nii et sööme selle ära ja siis juba peabki minema. Sander teeb meile veel ühed võikud ka kaasa. Need on esimeseks lõunapausiks siis. Ja siis päriselt hakkame minema, sest meil on juba väga kiire. Kuna Maarjal on töö juures külmkapp, aga mina kontoris ühes kohas kogu aeg ei tööta, olen liikuv, siis mina pean oma lõuna võtma eskis, ehk siis küüb lõuna ära. 2 jääpakki sisse, et temperatuuri hoiaks natukene. Praegu ajal võib-olla ole nii oluline, suvel läks päris soojaks. Viskab kiire võiku, õun, müslipatoon ja valmis minekuks. Meie hommikud näevad enamasti välja sellised siis kodus. Hiljemalt 5:30 peame olema kodust lahkunud. Minu buss, esimene buss läheb 5:42 ja enamasti terve aeg, kui ma tööl olen käinud, on olnud mul selline õnn, et Sander läheb tööle samal ajal, ajastab enda tööpäeva alguse selliselt, et ta saaks mu bussi peal ära viia. Ehk siis 25 minuti kõndimise asemel ma saan bussipeatusesse autoga 10 minutit. Või oleneb fooritsüklitest, et siin on, meil on paar korda olnud siukseid juhtumeid, kus ma peaaegu olen bussist maha jäänud. Oleme tulnud enam-vähem normaalsel ajal kodust välja, aga lihtsalt istud mingi foori taga 5 minutit. Nagu need tsüklid on sellised, et mitte... Me ei saa aru, vahepeal on nagu see, et kohe läheb roheliseks, vahepeal jõuab, ma ei tea, bussireal olla roheline 3 korda enne, kui meil roheliseks läheb. Mitte midagi aru ei saa, aga jah, olen vähemalt jõudnud ja täna läks ka hästi. Täna olen õigel ajal kohal, nii et lähme siis alustama oma tööpäeva. Nüüd eri suundades edasi. Tere tulemast nimeilusesse Parramatta rongipeatuse WC-sse. Jõudsin oma esimese bussisõidu ära teha. 6:26 läheb järgmine buss, kell peaks olema 6:15. Tavaliselt ma siin siis kas lihtsalt ootan järgmist bussi või võtan kohvi, mida ma mõtlesin ka täna teha. Et lähme võtame mingi kohvi, sõidame mu töö juurde. Töötan siis Parramatta külje all ühes laos. Olen siuke pickpacker ja shippija. Ükski päev väga ei tea, mis toob, et kas on väga kiire või ei ole. Nädala algus tavaliselt on kiire, miks siis täna peaks olema teoorias nagu rahulikum päev. Ma ei tea, kui palju ma filmida kuskil julgen töö juures, aga sellega lähme vaatame, mis see päev siis toob. Kell 7 hakkab tööpäev.
on saanud 3, minu tööpäev on tänaseks läbi. Tegin kõike, absoluutselt. Shippisin, pikvõttisin, tegin seda mingite kastide täitmist põhimõtteliselt, kui nagu tooted on alt otsas. Semirahulikult pigem päev oli ja see barbecue oli täna, mida nad hakkasid korraldama iga nädal peaks olema. Eelmine nädal jäeti millegipärast vahele, võetakse lihtsalt grill keset parkimisplatsi välja, hakatakse grillima ja kogu töötajate lõuna siis koos ühine. Päris äge. Aga lähen bussi peale. Tõlutan siis bussi pealt, kus saab täpselt sama trall nagu hommikul, ehk siis 2 bussiga saan koju ja täna tuleb Sander mulle vastu, sest toidu uueli ei otsita. Ei pea vähemalt viimast bussi või seda otse jälle jalutama, nii et lähen natuke teismoodi peale kui muidu. Kell on saanud 6.23, mul on auto pakitud, mingi materjal peal, mida mul vaja on, mingid tööriistad on peal. Nii et nüüd pole midagi muud kui ruttu töökoda lukku tagasi ja hakkame sõitma. Järgmise saidini on kuskil 1,5 tundi sõitu. 1,5 tundi on kohe sõidetud. Tegin hästi kiire peatuse tanklas, võtsin ühe kohvi endale. Varsti peaks objektile jõudma ja seal vist väga palju teha ei ole tegelikult. Lihtsalt mingid väiksed muudatused, mis on jäänud, või mingid väiksed ümbertegemised, natuke uksi muuta ja siis juba edasi järgmisele objektile. Kell on vahepeal saanud 10 ja minul on aeg edasi liikuda. Esimese saidiga sai 1 poole, esimese tööga. Ja nüüd järgmine punkt on Watsons Bay. Sinna lähen viin lihtsalt ühe paki ära, mis on maha jäänud eelmisest korrast. Ja siis liigun edasi Brontesse, kus on siis minu praegune igapäevane töö. Järgmine sait tehtud, vaated on mega vinged igalt poolt. Seal on Arbor Bridge ja kõrval kohe Sydney Opera House. Maja on hiinlaste poolt ehitatud ja töökultuur on huvitav, kõik kohad on räigelt prügi täis. Aga liigume edasi. I'm gonna do it in 9:45 at the bottom. Kell on saanud 2 läbi. Mina olen tänaseks oma päeva siin objektil lõpetanud, kuna jäime asjadega natuke ummikusse. Ehk siis osad asjad on tehtud, mingid asjad on tegemata ja lihtsalt ei saa asju edasi teha, kuni need teised asjad on tehtud. Ühesõnaga, läheme töökotta, vaatame, kas me saame seal midagi teha või on kell juba nii palju, et on aeg koju ära minna. Meil on Sandriga diil, et korra nädalas käime ikka Jootsis ka, nii et kodu lähedal. Tavaliselt neljapäevad sattuvad olema sellised päevad, kus me siia tuleme, nii et lähme vaatame, mis me täna võtame. Jootsi sai söödud, väga mõnus, maitsev, nagu ikka. Jälle väike energia enne poodi minekut. Ja, nüüd tuleb pikk shoppamine. Lähme võtame järgmise nädala kõik toidud. Teadmata kaua me siin tegelikult oleme. Väga võimalik, et me peame ostama nädala toidu ära ja teisipäeval kolime välja. No vast ikka mitte nii kiiresti. Et jah, lähme vaatame, mis me poest leiame. $190 vaesem ja nädalatoit
ostetud. Umbes tund aega veetsime poes, siis võime kodus kergelt ülevaatega teha, mis me siis sööme. Siin on siis kogu meie nädala toit. Tavaliselt jätkub natuke tegelikult kauemaks kui nädalaks. 116 € siis kõik see kokku. Vaatame kiirelt üle. Liiga väsinud kõike üksikasjalikult näidata, aga mingid lihatooted on siin erinevad, mida me sööme. Natuke on nänni ka, tegelikult jah, 2 jäätist on siin juba. Tavaliselt nendest tegelikult jääb nagu kauemaks ka kui nädalaks, aga mitte oluliselt, ma suht iga õhtu ikkagi midagi natuke sööme. See on üks hea jogurti jäätis. Puhastusvahendeid või neid, kuna me peame hakkama siin hoolega nüüd seda kogu elamist küürima enne välja kolimist. Siis seekord võtsin mingit pruunisuhkru ja üldse selliseid asju, et tahaks teha kaneelisaiakesi. Proovida ise küpsetada siin. Piimatoodetest. Üks siuke hea kookosjogurt on siin ka, mis meile meeldib. Sellised iganädalased ostud ongi mingi kreeka jogurtid sööme. Siis Biscofi küpsised on, et teha seda kreeka jogurti Biscofi küpsise hommikusööki ja need on tööle kaasa. Siis siin on üks, millele ei saanud vastu panna, need on ühed parimad krõpsud, mis siin müüakse. Seda loodetavasti nädalaga ikkagi ära ei söö, aga oli soodukaga kartulid. Kartuli kvaliteet muidugi Aussis ei ole kiita. Ma olen ostnud 5-kiloste kottidega, aga sükest odavamad kartulit, aga see on läinud meil kogu aeg hallitama. Ehk siis nüüd ostame väikse kotiga ja see maksis $6. Ehk siis mingi 4 € 2 kilo kartulit, mis on päris krõbe hind. Õuna, avokado tulid hea hinnaga. Ma ei mäleta, $1.50 tükk vist. Ja siit ka veel natuke mingit nänni, niisugust tööle kaasa võtta batoone. Nii et ja kraanivett me ka ei joo, nii et ostame kogu aeg pudelivett ka. Kraanivesi vist tegelikult on joodav, aga kloorimaitse on nii tugev juures, et meile lihtsalt ei meeldi nii. Siuke ülevaade antud siis ja nüüd tuleb see kõik kappi ära panna. Seda unustasin ka näidata, see oli kotti jäänud, et värskelt pressitud apelsinimahl on ka väga mõnus ja normaalse hinnaga, nii et seda joome ka iga nädal. Õhtusöök on meil täna siis selline huvitav asi, mingi riisikauss, et inspireeritud on ta sushi tordist või üldse sushist, mida me kunagi üritasime ise ka teha järgi, aga mõtlesime, et siuke kausi versioon on lihtsam, kui hakata mingit siukest kokku panema, ühesõnaga maitse on ju sama ja väga huvitav ja täitev õhtusöök. Ja Pilpini siider on ka ja tavaliselt vaatame siis midagi telekast. Täna on padjaklubi, mis eile pooleli jäi. Ja kuna ütleme, et väga-väga väsinud on täna kuidagi olla rohkem vist kui muudel õhtutel isegi, siis ma arvan, et 8 lähme magama, mis on juba umbes poole tunni pärast. Ilmselt ei jõua nii kiiresti, aga proovime võimalikult ruttu magama saada. Ja siis meil tuli otsa kohe tööpäevale ka long weekend. Ehk siis, mida me tähistasime? Kuninga sünnipäeva. Esmaspäev oli kunni sünna. Erinevates osariikides erinevalt vist. Erineval ajal peetakse seda tähtpäeva. Ja, fun fact, mingis osariigis kuskil vist on 2 korda aastas ka. Väga huvitav, aga selles mõttes jah, meile sobis, meil oli pikk nädalavahetus. Ja siis reede õhtu tegime ka midagi, tavaliselt pole reedel linnas käinud, aga tol korral siis läksime veel Mändlisse õhtusöögile. Vivitsid nüüd nautisime hästi palju. Üleüldiselt oli selline pigem viimane Sydney avastamise nädalavahetus, et mul oli list ees, mis meil kõik tegemata on, sellised turistikad kohad ja pühapäeva veel veetsime siis Bondi Beachil, käisime ujumas viimast korda seal enne äratulekut ja vaalu vaatamas ka päris huvitav asi, et vaalude liikumisaeg on siis juunist, ma ei tea, kas augustini? Ühesõnaga siuke aktiivne aeg, kus neid ranniku näeb, hästi populaarne tegevus on, et minna neid vaatama. Jah, nägime ka vaalu. Alustame long weekendit seekord siis. On kätte jõudnud reede
ja me pole kunagi varem vist reedeti filminud isegi mitte. Tavaliselt oleme reedeti kogu aeg üliväsinud, mitte et täna ei oleks. Ja. Jah, ma juba korra peaaegu jäin magama, aga lähme linna. Me ei ole mitte kunagi tõesti reedel linnas käinud, vaadanud, mis elu seal käib. See nädalavahetus on suure tõenäosusega, on väike võimalus, et ei ole, aga nagu ühesõnaga see võib juhtuda nii, et see on meie viimane nädalavahetus hetkel Sydneys. Et vaatame, mis elu toob. Aga... Viimane nädalavahetus, kus me siis saame nii-öelda nautida ja olla. Et seetõttu ongi nüüd see nädalavahetus siis kavas teha kõike, mis meil veel tegemata on siin. Mul on list koostatud, võiks jõuda kõik tehtud, vaadatud, et suure tõenäosusega see ei jää meie viimaseks korraks siin, sest meile väga tegelikult meeldib. Aga sellest kõiges jõuame muljetada kunagi hiljem. Täna lähme praegu siis Manlysse. Meil on pandud laud kinni sellisesse restorani nimega Pocket Pizza äkki oli. Et eelmine nädalavahetus jäime ilma, ei saanud sinna kohta, siis kui koht avati, oli juba kõik täis bukitud. Broneerisin varakult laua meile ja vaatame, kas on haipi väärt. Et tõesti rahvast oli tookord palju ja... Kõht on tühi küll, nii et tahaks kuigi. Vaatame, et me metroole jõuame ilusasti kell 8 on siis laud bukitud ja siis edasi lähme ilmselt praamiga kesklinna ja vaatame, mis elu seal toimub. Õhtusöögiga mega rahule, väga maitsev oli kõik. Väga asanaga igatepidi korda läinud ja lähme Circular Quay'sse Vivid Sydneyt nautima. Kätte on jõudnud nüüd laupäev. Meie see nädalavahetus enamasti ilmselt möödub linnas, et kuhugi linnast välja väga minema ei hakka. Siis nii ka täna võtame ette kesklinna. Meil on plaanis külastada siis, või sellised kohad, mis meil on veel käimata, on üks raamatukogu ja Government House oli vist, et põhimõtteliselt sellised vaatamisväärsused, mida ilmselt muidu, kui nagu Sydneysse tuleks, ma ei tea, nädalaks puhkama, et siis jõuaks nagu kohe esimestel päevadel nii-öelda ära käia sellised vaatamisväärsused, aga meie pole veel sinna sattunud või jõudnud. Et vaatame ka täna, ega kell on juba meil päris palju, et üks on, nii et see esimene koht läheb 3 kinni, et meil on nagu väga siuke nibin-nabin, et kas üldse jõuame, et jah, ühesõnaga võtame suuna praegu autoga jälle metroopeatusesse, pargime auto ära, kui kohti leiab, siis metrooga umbes tund aega linna ja vaatame, kuidas päev möödub. Veel mingid vaatepunktid, siis õhtul on, mõtlesime, et lähme uuesti vaatama seda ilutulestikku, et nagu alustasime Sydney seiklust sellega ja võib-olla ka lõpetame, et jah, linn elab, eile õhtul ka oli väga tore, et melu ikka käis, kell oli mingi 11 paiku, kui me linnas olime ja ikka täiega rahvast oli igal pool ja väga siuke, väga äge õhtu. Nii et jah, lähme siis. Selle Government House'i plaaniga on praegu ühel pool. Siin on mingi kuninga sünnipäeva tähistus. Ühesõnaga, täna on kinni. Öeldi, et tulge homme tagasi.
vaatame, kus tuleme, ilmselt mitte. Aga õnneks meil on terve hunnik asju veel, mida siin teha ja siin pargis on niisama ilus jalutada, nii et vaatame, mis edasi. Meil on väga mõnus lõunasöök, kodust kaasa tehtud võikud. Naudime ilma. Täna on tegelikult üllatavalt soe. On tunda, et on ikkagi nagu nii-öelda jahe õhk, aga päikse käes on mõnus, nii et naudime siin täiega. Ja siis lähme edasi, sõitsime siia praamiga. Meil on plaan minna vaadata üle üks vaatepunkt, mis on ka nagu linnale. Natuke siis siit poolt edasi kõndida ja siis pärast üle selle silla. Pole ka seda teinud veel varem, nii et vaatame, kõnnime üle selle silla ja vaatame, mis vaated sealt ka on. Täielik turistipäev. Nüüd siis krokodilli. Iga kord midagi huvitavat siit. Ju siis. Nagu kuiv kanaliha. Mis asi see nüüd olla tahab? Midagi head. Krõbinat piimaga, aga nagu väga veider kontseptsioon. Uskumatu. Millega me tegeleme lihtsalt? Raha raiskame. Võtsime Vividi Firebitist pitsat, võtsime mingi väikse mahlaga kaasa ja tulime Darling Harbori ilutulestikku vaatama. Loodame, et toimub, sest droonisuusid ei toimu ja nüüd ilutulestik peaks asendama seda. Vaatame, ootame, loodame. Aga kui ei tule, siis näeme ka ju. No ilus on igal juhul siin. Me nüüd jõudsime siia oma kodulähedale metroopeatuse parklasse tagasi. Oleme surmväsinud. Kuidagi täna millegipärast see linnamelu väsitas väga ära, et see oli kuidagi millegipärast hullem kui tavaliselt. Ma ei tea, kas sellepärast, et ongi long weekend ja on rohkem inimesi või ühesõnaga tõesti kõndima ei mahtunud mitte kuhugi ja selline väga nagu kärarikas. Aga ma ei tea, ikkagi selles mõttes toit oli kõik hea, mis me vähegi kuskilt võtsime ja igati pidi ikkagi nagu väärtkäik. Lihtsalt praegu on väga süke väsinud olla ja lähmegi siis otsejoonest koju ja magama ja vaatame, mis me homme jõuame teha. Meil on kätte jõudnud pühapäev ja me kavatseme võtta ikkagi endiselt Sydneyst viimast ja kuna see Sundays Bondi meile ikkagi väga meeldis, maitses, kõik oli seal nagu, maitsed olid paigas, siis lähme võtame uuesti seda. Lähme ootame jälle järjekorras, teadmata kaua, vaatame, kuidas läheb, sest et eelmine kord tuletame meelde, et me olime enne avamist seal ja me ootasime ikka mingi pool tundi järjekorras. Saab huvitav olema ja seekord otsustasime, et lähme autoga, et ei hakka bussiga jälle trippima. Et naudime ise, saame
oma muusikat kuulata ja kuidagi ikkagi mugavam, kuigi noh, parkimise osas kindlasti ei ole mugav. Vaatame, kuidas see õnnestub meil seal. Aga jah, ilma lubab täna tegelikult täitsa mõnusat, et tuult ei tohiks olla ja siuke 18-19 kraadi. Feels like võib-olla isegi päikse käes soojem. Vaatame, kas kannatab teha ka meie siukse viimase ujumise sellel hooajal, enne kui uuesti soojemaks ilmad lähevad või vaatame, mis me ühesõnaga teeme. Äkki näeme mingid, kuna see vaalade liikumisaeg on ka praegu vist Sydney kõrvalt mööda, siis neid peaks väga tihedalt tegelikult nägema ja oleks äge neid kuskil ka nagu vaadata ja näha. Et ühesõnaga võtame rahulikult, aga mitte liiga rahulikult, sest et jah, kell on juba päris palju ja nagu teada on, siis päike loojub meil siin vara, mitte nii nagu Eestis. Me oleme jõudnud Bondi Beachile. Saime oma saiaksed kätte. Meil on siin, vaatame kohe, ma lahti saan biskohvi, kaneelirull. Kuule sa hästi. Ja meil on siin Kinder Bueno kaneelirull. Lõhnab nagu diabeet. Ja. Ja siis meil on üks Coconut Coffee Cloud. Kookoskohv. Ja kookospiima või kookosveega tehtud kohv. Jah, mingi imelik asi. Tegelikult on hea. Tegelikult on hea, me tookord võtsime ja me olime nii üllatunud, et see oli nii hea. Uskumatu. Nii et meil on ookeani vaade, mida nagu rohkemat tahta. Helikopter lendab. Kontrollib haisid ja kui me ära sööme, siis äkki oleme nii tugevad ja lähme teeme ujumisega. Vaatame, kas siin rannas või kuskil ühesõnaga tahaks korraks peesitada ja ujuda. See oli täiesti ebareaalne, kui mõnus oli ujuda. Vesi pidi olema 19 kraadi, ei tundunud nagu kõige soojem nagu temperatuuri järgi, aga tegelikult on kuidagi, ma ei tea, millegi pärast ta tundus väga selline nagu Eestis lähed suvel ujuma, et tõesti nagu ei olnud külm ja tahaks öelda, et see, või tahaks loota vähemalt, et see ei olnud nagu viimane ujumine sellel talvel. See on nagu haige mõelda, et kui see on talv, siis ei ole siin nagu talvel ka mitte midagi viga olla. Et vau, täiesti võrratu. Aga nüüd on plaanis võtta võileivad või mingid wrapid mingist kuulsast kohast. Ma praegu nime ei mäleta, cross-section. Ei, äkki oli cross-sectioni mingid wrapid. Võtta need ja minna kuhugi teise randa. Mõttes on siis Maroubra äkki. Et seal mingid vaalu vaadata või midagi. Äkki midagi näeb päikseloojangul. Vaatame. Kuidas saab selline olla üks elukeskkond? Nagu ebanormaalne. Piknikuspot on iseenesest nagu päris hea. Ei saa nuriseda. Vaatame, kas me näeme ka mingid veeolendeid või on lihtsalt ilus vaade. Meil on cross-sectionist siis sellised asjad nagu Caesari wrapid. Just ägedad näod välja. Ja naudime! Me siin istume nüüd, ootame. Kõik on oma mingite matkatoolidega, binoklitega. Vahepeal mulle tundus, et keegi binokliga nägi midagi, aga palja silmaga pole siiani suutnud eristada midagi. Ühesõnaga väga populaarne tegevus tundub igatahes siin neid niimoodi otsida. See on nii uskumatu, et me olime juba valmis rannast ära tulema. Niimoodi, et me ei näe mitte kedagi ja siis ikkagi mingi hetk Sander nägi neid veepurskeid, valget sellist
oligi veepurse siis, mida ta vaatas ja siis kohe nägime vaala ka. Ja noh, ta oli küll kaugel, aga me ikkagi mingi ühe väikse klipikese saime sellest ka, nii et ikkagi oli täiesti mõistlik rannas passimine, mega ilus päikseloojang, kõik asjad, et jäime päevaga väga rahule. Ja nüüd siis on pühapäeva õhtu, homme on õnneks meil veel vaba, sest endiselt long weekend on käimas ja vaatame siis homme, mis me teeme. Ilmselt liiga palju aega meil nii-öelda mingite trippimiste, käimiste peale ei jää, et peame oluliste asjatoimetustega tegelema, kaasa arvatud siis vlogi töötlemisega, aga midagi äkki jõuame ikkagi toredat homme ka teha, vaatame. Nagu ma ka eile ütlesin, siis tänane päev on meil möödunud palju tubasemalt, kodusemalt, et toimetasime oluliste asjadega. Tehtud ei saanud, no saime midagi ikka, aga... Väga vähe. Ja vlogi töötlemisega. Ühesõnaga me kauaks välja ei lähe kodust, aga natuke ikka mõtlesime, et nagu midagi tuleks ikkagi ägedat ka teha, nii et lähme vaatame 2 vaatepunkti üle autoga, et üle tunni aja on sõita natuke esimesse, sealt vist umbes pool tundi teise ja siis koju tagasi tsuke väike ring linna. Jah, äkki on ägedad. Loodame. Palun öelge mulle, kuidas see saab võimalik olla, et linnas sees on lihtsalt sellised vaatepunktid nagu hästi natuke aega sõitmist või noh, tund aega, aga täiesti linnas sees ebanormaalne. Jälle üks imeline piknikuspot. Pingid on olemas, päike paistab peale. Mida veel tahta? See on meie tänane järgmine, ehk siis ühtlasi ka viimane vaatepunkt. No, jah. Pole vist sõnu vaja siia juurde tegelikult. Et noh, see on see, mille pärast vist siia linna me nii ära oleme kiindunud ka. Me katsetame ära, kuidas on siuke pikniku idee. Vaade on siis autost selline ja näksi, nii et vaatame päikseloojangu siin ära ja mõtleme, kas peaks tulema kunagi nagu uuesti siia veel, kui jõuame, sest Vivid Sydneyle võiks siin nagu päris äge vaade olla. Tavaliselt me nädala sees midagi teha ei jõua, aga kuidagi sattus nii, et ka mina lõpetasin oma tööpäeva normaalsel ajal, nii et otsustasime, et võiks see nädala sees midagi teha. Me ei tundnud ennast üldse nii, nagu me oleks võtsin süüa teha kodus. Ehk siis tegime ühe korraliku Maci date'i. Läksime, võtsime lihtsalt McDonaldsis hunnikuga rämpstoitu ja läksime ühte vaateplatvormi seda sööma. Mõnus siuke panoraam Sydneyle. Ja see vaateplatvorm on see sama, kus me siis ka esmaspäeval või jah, paar päeva enne olime siis käinud nii-öelda, et väga meeldis ja tundus täpselt siuke õige koht, kus vaadata ka Vivid Sydneyt. Mingi ilutulestiku show oli Darling Harboris ja nägime isegi seda, et väga äge panoraam oli tõesti linnale. Väga hea mõte oli üldse minna. Kui aeg oli seal väga vähe tegelikult kokkuvõttes olla, aga siuke mõnus. Jah, sest see on Sydney. Igale poole sõidad hästi kaua. Aga mõnus õhtu oli. Meil on täna natuke erilisem päev kui muidu, et tavaliselt me tööpäeva õhtuti mitte midagi ei tee, vaevu jõuame süüa teha ja magama minna. Et täna otsustasime, et tuleme linna poole, kuna me nädalavahetusel käisime selles ägedas vaatepunktis, see ei olnud isegi nädalavahetus, vaid esmaspäeval, siis mõtlesime, et üliäge oleks teha seal üks siuke piknik, autodate ja vaadata Vivid Sydneyt viimast korda ilmselt, nagu me oleme rõhku pannud sellele Vividile nii palju, et natuke võib-olla isegi juba hakkab üle viskama, aga samas täna peaks olema kell 7:30 ilutulestik veel ka ja loodetavasti sealt võiks olla nagu panoraam nii linnale, kõik asjad peaks nagu näha olema, et tõesti äge vaatepunkt oli. Nii et
me võtsime just, käisime Mäkkist läbi, võtsime, seda me ka tavaliselt mitte nagu ikka väga harva sööme, mingit sellist toitu. Ühesõnaga natuke siuke erilisem õhtu täna ja vaatame siis, ega meil palju seal aega ei ole, selles mõttes, et me ikkagi hommikul tuleb vara ärgata ja kell praegu on meil 7 kohe, et lähme sinna, sööme suht. Vaatame ilutulestiku ära ja hakkame kodu poole tagasi trippima, et siuke tunnike sõitu meil kodust jälle. Nii et jah, siuke õhtutegevus siis enamasti möödub sõites, aga saame jah, väljaspool kodu süüa. Ärge küsige, kes selle kõik ära sööb, aga meil on siin sees 4 burgerit, 2 friikapakki ja üks õunapirukas. Siin. Ja 2 jooki ka veel. Ja see kõik läks maksma $30, mis siis on umbes 20 eurot. Noh, kui kallis on Austraalia. Odavam kui Eesti. No täiesti lõpp. Ja vaade on selline täiesti crazy. Oi, kui äge lihtsalt. Ja siis oligi täiesti viimane Sydney nädalavahetus, mis alguses isegi ei olnud meil otseselt planeeritud, et ega väga tegevusi nagu me olimegi suht kõik, mis me tahtsime teha ära teinud selleks hetkeks. Sander oli veel laupäeval tööl, aga otsustas ka minuga siis mingi hetk randa liikuda, et ta parasjagu oligi Määnelis just objekti lõpetanud ja mina tahtsin siis minna randa. Ehk siis ilm oli ilus, noh enam-vähem ilus, ta küll läks pilve, aga saime ikkagi ujuda. Samal päeval muidugi oli ka üks haihammustuse õnnetus teises rannas, et see siuke ehmatas meid ka nagu päris korralikult ära ikkagi, et õigel ajal tulime ära või nagu rohkem ujuma väga ei oleks kippunud seal isegi. Tegelikult on sellist ooken ja tuleb arvestada siukeste asjadega. Jah, nagu võtad mõistusega või arvestada, aga samas kui siuke asi juhtub, siis ikkagi kuidagi need olid nii haige lihtsalt, see nagu oli kuskil turismirannas ja järelevalve all, et väga kuidagi halb kokkusattumus asjadel. Jah. Algselt plaani niimoodi sellist, et Sander ka linna tuleb. Ehk siis auto on töökojas ja kuna me nüüd linnast koju minnes peame auto uuesti kaasa võtma endaga, siis nüüd me oleme jalutame siin, kus Sander tööl käib. Ainukesena tulime rongipeatusest maha. Aussile kohaselt siis ka tänavavalgustusega kiita ei ole. Taskulamp on järel ja ainsad hingelised kuskil teadmata asukohas. Vähemalt praegu on kõnnitee. Asukoht ei ole teadmata, asukoht on Mulgrave ja töökoda ei ole ka teadmata, et töökoda on seal kurvi taga. No see on nagu huvitav, kell on mingi 10 õhtul ja me oleme ainsad hingelised. Autos ei sõidab palju tegelikult. Üleval, mitte siin. Nii et proovime siit põõsastest läbi minna. Ja siis näeme koju lõpuks. Aga päev oli tore, kuigi me kuskilt lugesime, et Kutsi rannas sai naine haigest hammustada. Natuke teeb ettevaatlikumaks, päris hirmus. Pühapäeval me toimetasimegi juba
olime mõtetega nii-öelda uues kohas, et mis töö me leiame ja mis elukoha me leiame parasjagu, et me teadsime, et siis... Pigem ikkagi jah, otsisime tööd, sest elukoha lõpuks määrab ikkagi töö asukoht. Jah, et 18 oli see kuupäev, kus me lõpuks siis välja pidime kolima ja sellele eelnev nädalavahetus või isegi esmaspäeval, et neljapäev kolisime välja, esmaspäeval meil veel tööd ei olnud. Et need kõik asjad tulid nagu väga äkki ja ma arvan, et ikkagi siin nagu käivadki suht asjad nii, et sa ei saa ette planeerida mingi 2 nädalat, et nüüd sa lähed ära, vaid... Jaa, kuigi me vist töö tegelikult leidsimegi esmaspäeval. Nagu esmaspäeval saime selle kinnituse, et jah, on olemas. Aga jah, ütleme, et see oli ka omajagu protsess ikkagi, et seda uut töökohta leida, et appi tulevad suuresti ikkagi Facebooki grupid lõppude lõpuks. Kindlasti leiaks ka ise otsides midagi, aga meie puhul siis on Facebooki gruppidest nagu palju abi olnud ikkagi eestlased hoiavad kokku. Et siis põhimõtteliselt jah, pühapäeval me ei teinudki väga midagi, et korra käisime kaubanduskeskuses ja juba pakkisime seal natuke võib-olla asju ja suke, et ei filminudki midagi. Jah, ja siis nädala sees oligi, esmaspäeva võtsin mina veel vabaks, et oma tööotsing lõpuni viia, kuskil kella 10 oli töö leitud, 9. Ehk siis otsustasin ikkagi edasi tööle ka minna. Siis meil tuli veel, mis Marjal ei, mõlemalt Marjaga tuli meil üks tööpäev veel otsa. Kolmapäev oli meil autoremont, et siit niis asjad ära teha, sest ega me ei teadnud, kuhu me tuleme. Ja neljapäev oligi kiiruga koristamine. No koristasime tegelikult mina juba kolmapäeval ikkagi võtsin selle suurpuhastuse ette, sest me oleme kuulnud, et kuidagi nende korterite puhul on siin hästi oluline, et oleks nagu iga viimne käsi ära küüritud ilusasti, et selle bondi nagu tagasi saaks. Kuigi see vist tegelikult on pigem makleritega, aga me olime põhjalikud. No viisakas ikkagi on selles kodu ja korda teha võimalikult hästi, eriti kui me elasime nagu nii uues majas ka. Ja jah, neljapäev siis jõudiski kätte, oli aeg lahkuda, oli kurb, aga... Samas oli ootusärevus. Jah, elevus uue peatüki ees ja hakkasime siis sõitma. Õnneks palju liikuda ei olnud vaja, et 3,5 tundi. Jah, meie kodust oli umbes täpselt 3,5. Jah, ja siis Ämaaleme jõudsime. Aitab küll siis. Kõik on korda tehtud ja tuleb minna. Väga-väga mõnus pesa oli. Ei oskaks midagi rohkemat tahtagi. Ei tea, mis sellest backpackeri elust nagu sai, aga auto on ära pakitud. Meil on roadtripi näksi. Ja jah, let's go. Uus koht ootab. Uus elu ootab. Seiklused. Täna on kätte jõudnud 18. juuni ja see tähendab ametlikult seda, et oleme olnud 3 kuud Austraalias. Täpselt 3 kuud. Täpselt 3 kuud tagasi maandusime. Ja mida see tähendab? On aeg keerata uus peatükk ette. Bye bye Sydney. Üks peatükk saab läbi. Ma ütleks, et kõige lemmikum peatükk juba ette ära, sest et me oleme nagu nii väga in love selle linnaga. Mega lahe. Me oleme lihtsalt nii rahul olnud kõigega. Alguses ei olnud võib-olla kõik nagu kõige roosilisem just töö leidmise osa minu puhul, aga ütleme, et jah, kiindusime ära ja täna sai ikka paar pisarat ka valatud, sest korter oli mõnus ja aga me teeme seda selle nimel, et saaks jääda kauemaks. Ja nüüd võtame suuna siis maapiirkonda ja hakkame päeva nägema, et saaks oma farmipäevad kirja. Sydneyst kaugele ei lähe, nii et nädalavahetuseti tegelikult suure tõenäosusega hakkame ikka aeg-ajalt siin käima. Aga kuskil 3 tundi sõitu ja järgmine peatus on Matši. Ja isegi mitte veel see, sest et Matši lähedal on töökoht, potentsiaalne, aga elukoht on veel sellises kohas nagu Kulgang.
oli vist. Vist oli Kulgong, jah. Et see on veel Matsist mingi pool tundi sõita, nii et jah, kolime maale, oleme maakad. Ei ole nüüd eriti, ütleme mina eriti just excited, aga tuleb lihtsalt ära teha. Tuleb lihtsalt väiksed kannatused on okeid selle nimel, et saaks veel 12 kuud siin seda paremat elu elada. Ja ega me ei tea mitte midagi. Võib-olla väga meeldib, võib-olla ei tahagi tagasi tulla. Võib-olla ei kujuta ette enam, et mis peaks Sydneys olema, see Sydney liiklus on nii jube. Ja mitte kuhugi pole naelutatud. Meie praegune mõte siis tööle asumise osas on veiniistandus, mis tegelikult ei kõla kõige hullemini. Peaks minema, tegelikult homme ilmselt näeme täpsemalt üldse, mis meid ees ootab ja kohtume siis tulevase tööandjaga loodetavasti, nii et praegu on võib-olla vara öelda midagi täpsemat, aga noh, ütleme see kõik siin meie puhul vist vähemalt käib küll nii, et elame täiesti päev korraga, et nädal aega tagasi meil polnud õrna aimugi, kuhu me veel kolime, kuhu poole me liigume. Jah, täna on neljapäev ja esmaspäeval siis oli esimene kord vist, kus oli nagu see, et okei, et meil vist on töökoht, aga et äkki veel natuke ootame, mõtleme. Et jah, korteri ütlesime ära juba 6 aega tagasi. Jah, et teadsime seda, et neljapäevast alates oleme kodutud. Nii et lähme vaatame üle uue pesa. Kindlasti ei ole sellist luksust enam nagu siin meil oli, et juba on jagatav majutus, millega on tegu. Rahaliselt maksame umbes sama palju sinna sama auku, aga noh, see näitab lihtsalt, kui väga meil selle esimese majutusega tõesti vedas. Et, aga jah, ei ole midagi hullu. Lähme teeme ära. Nii et hakkame sõitma. Roadtrip ootab meid ees. Lähme auto käima ja lähme. Ja seda ka veel, et Pilpin jääb meil tee peale, nii et ilmselt üks kohvi ja saiakese peatus ootab meid ka siuke tunni pärast ees. No ikkagi oli üks lemmikuid, nii et naudime veel. Läheme ja head aega Sydney. Jõudsime nüüd oma lemmik Bakerisse. Oleme sõitnud umbes tund aega, 45 minutit ja esimene peatus, nagu me lubasime, siis The Grumpy Baker Pilpinis. Võtsime seekord ühe vegan sellise mingi rullikese. Juurikarull, jah. Vaevalt vegan on, lihtsalt täidetud juurikatega. Okay. Siis meil on maiasmokkadele mingi küpsis, mingi apple turnover. Üks kombucha, selle võtsime viimasel hetkel. Ei saa näidata. Mingi vaarika ja sidruni. Ja üks cappuccino. Siuke iludus. Mega hea kohv. Sööme ja jätkame oma roadtripiga kohe praegu. Sest tegelikult on juba see, et me jääme pimeda peale sõiduga, mida me tegelikult ei taha üldse teha. Võõras koht maapiirkonnad. Eelistaks pigem valges sõita. Lähme edasi. Mis emotsioonid on? Lahe on linnast väljast, täitsa maal. Kängurusi on üli palju ja Veel rohkem vist on känguru on neid alla jäänud ja päris hirmus. kahjuks. Ja siin vist ei koristata ära ka, nii et mõni on ikka täitsa ära lagunenud. Mõned on lihtsalt selle märgistusvärviga ära rist peale tõmmatud, et on näha, seal on midagi ära värvitud lihtsalt. Ja nagu hästi palju on neid tõesti. Me oleme käinud neid ise otsimas, aga vist ei oleks olnud isegi vaja tõesti korras sõida natuke veel kaugemale sinist ja neid näeb nagu igal pool. Paar korda oleme näinud vast ikka siukest nagu korraga põllu peal või ühes karjas nagu täitsa mitukümmend neid, et päris lahe on vaadata, ägedad loomad. Ja meil on jäänud 1,5 tundi täpselt sõitu veel. Nii et vaatame, kas ühes vaatepunktis võib-olla teeme veel peatuse ja siis kuidagi väga ilm kisub väga vihmaseks ära. Aga jah,
tegelikult läheb sõit päris kiiresti. Oleme jõudnud Madžisse, aga meil on siit veel nüüd siis 28 minutit edasi sõita. Aga see on täitsa normaalne koht tundub. Vaated olid meeletult ilusad, nii et juba nädalavahetuseks on plaanid olemas. Aga jah, vähe siis sellest, et nagu tuleme maale, et siin nagu nii midagi teha pole, et tuleme puhkama. Aga noh, ühesõnaga täitsa äge. Oleme jõudnud linna, kus me nüüd siis elama hakkame. Väga huvitav. See on ka, see vist on Peatänav siis. Jah, peaks olema küll. See on küll ikka väga teistsugune. Ta pidi ka olema väike ajalooline linn. Ajaloo tundub siin kõvasti olevat. Jaa, aga päris äge, nagu ongi nii teistsugune. Okei. No siin võib jalutada küll. Tere õhtust meie uuest kodulinnast. Oleme jõudnud Kulgongi ja kogu see asula või kõik, kus me oleme, on väga vastanud sellele, mida me ootasime. Mitte isegi vastanud, meil ei olnud tegelikult üldse ootusi. Me mõtlesime, tuleme kuskile maapiirkonda, suhteliselt suvaliselt, kuskile lihtsalt teeme midagi. Aga see on nagu, ongi nagu ajalooline linn, hoitud justkui teadlikult hästi vanana. Kogu Peatänav, kõik näeb välja nagu siuke vanaaegne mingi Texase film või siuke. Midagi lahedat. Üliäge. Nagu, ma ei tea, kas see on äge ka siis, kui me siin 3 kuud elame. Vaat seda ma ei oska öelda. Aga niimoodi alguses tulla on tegelikult, siin on nagu ägedad mingid väiksed kohvikukesed isegi. Kõik on tõesti nagu ajaloofilmis. Isegi pangahoone on igal pool, kui mujal on Kompank on alati nii, nagu ta oma logoga on, siis siin on ka siuke kirjutatud nagu apteeker Melchior kuskil, et ülivinge, tõesti. Ja elukoht tundub ka täiesti okei. Et väga sõbralik naine võttis meid vastu ja hakkame siis elama nii-öelda 3 seal majas. Kuigi elame suhtsuksesse ikkagi pigem nagu sellest väiksest asulast veel nii-öelda selle servas, siit on üks jalgsi on 15 minutit poe, nii-öelda kesklinnast poe juures siis koju. Ja aga see kesklinn on ikka väga liialdatud, sest siin on nagu väike tänav ja siin on pood, alkoholipood, siin on kohvikud, siin saab jäätist osta. Ja. Siin on teha küll. Võib-olla võrrelda Nõoga, mis nagu elad Nõo ääres veel. Ma arvan, et suht siuke hea võrdlus suuruse poolest. Aga hakkame siis, ma ei tea, roomtuuri teeme kunagi, ma arvan, hiljem täna kohe ei hakka, et meid ootab ees kõva lahtipakkimine asjadel ja ma ei tea, suhtleme selle maja omanikuga ilmselt täna õhtul veel ja siis näeme juba homme, kui me ilmselt lähme üle vaatama oma uut töökohta. Loodetavasti. Vaatame, hoiame kursis. Tere hommikust! Ütleme, et esimene päev võtab meid vahva ilmaga vastu. Meil on täna 14 kraadi ja terve päev sadu. Aga suundume siis praegu ikkagi üle vaatama oma uusi valdusi, uut töökohta. Jah, ma ei tea, kui palju me kuhugi põllule võib-olla korra näitab, et mis see töö nagu täpsemalt ennast kujutab. Aga ütleme, et meie inglise keel ei ole võib-olla nagu nüüd ütleme kõige parem. Me ei ole nagu mingil mega heal tasemel, me saame asjad aetud enamasti. Aga no kes vähegi teab, siis aussidel on oma aktsent ja see on, mida maapiirkonna poole rohkem, seda tugevamaks see läheb. Ehk siis meie ülemus on täpselt selline inimene, kellest on keeruline aru saada, nii et me väga täpselt ei tea, millele me alla kirjutame, kui me kuhugi tööle lähme või mis seal nagu täpsemalt räägitakse, aga noh, vaatame siis, mis inimesega tegu on ja tundub siuke väga chill tüüp. Et jah, me vaatame. See täpselt sõltub meil kõik sellest praegu, et kuidas ilm on, et kuidas see töö olema saab. Muljed on? 101-luine võrreldes eelmise tööga, aga ei midagi hullu, täitsa pull. Ei, tööandja tundub väga siuke chillvana, täpselt nii nagu telefonis, kui tundus, et väga jutukas, väga sõbralik, väga
naljakas. Jah, lõbus farmer. Jaa, et täitsa ma usun, et võib töötada küll, nii et esmaspäeval siis kell 7 alustame oma farmipäevadega. Tuleb ära teha. Jah, ja nüüd lähme praegu, meil on plaan siis minna avastada natuke seda matšit. Me vaatame, mis me teha tahame, et meil oleks vaja siis tööle mingeid selliseid natuke soojemaid, võib-olla vihmakindlamaid riideid ka ja mingeid jalanõusid, selliseid saapa moodi, et me vaatame võib-olla ühte kaltsukasse, siis kuhugi, siin on isegi Big W, mis on üllatav. Ja ma olen väga uhke, sest Maarja ütles seda võib-olla mingi 3. korda õigesti, sest kogu aeg on Big V alati, aga nüüd on Big W. Sest et Sander alguses ütles seda niimoodi. Ma ütlesin korra valesti ja Maarja ütles, et tema ütlebki valesti. Ühesõnaga, me lähme ilmselt kuhugi poodidesse, toidupoe ring on vaja täna teha ja no ega ilm on täpselt siuke, et ega midagi väljas nagu nii väga teha ei olegi. Et võib-olla lähme vaatame kuskilt äkki midagi head kohvi või mingit, see kõlaks nagu ka hästi. Vaatame mingit kohvikut äkki. Meil peaks täna vaba maja ka olema, nädala lõpuni. Jah, nii et juba esimene öö olime niimoodi, et meil oli majakaaslane, aga juba on maja meie päralt täna ja homme öösel. Nii et jah, lähme siis vaatame, mis see matši endast kujutab. Kui paljudel autodel on kängururauad ja kui paljudel ei ole. See vist näitab ära selle, et kui palju siin neid kängurusid on ja nii palju, kui me rääkinud oleme, siis öeldakse põhimõtteliselt ikkagi seda, et ei tohi hakata mingit haaki känguru pärast sisse tegema, et sõida ikka otse kümpi lihtsalt. Sihi lihtsalt keskele. Väga hirmus, aga lähme jalutame nüüd siin natuke linna peal ja vaatame, kas saame mingi kohvi kuskilt äkki. Päris põnev, päris tühi, päris huvitav. Kuidas tunne on? Parem kui Sydneys. Sydney oli mega, aga siin on praegu võib-olla lihtsalt uus koht, aga väga mega. Ja mega head. No peegel on juba otsas. Isegi New Yorgis ei saanud head peeglit, ma ei tea, mis nad siin teevad või mis nad sinna sisse panid. Võtsime mingi meekana kreemiustus, meepeekoni kreemiust, mingi siuke mega hea. Nagu siin on. Seal taga tundub üliäge mingi söögikoht ka veel. Baar. Tuleb tulla tagasi ja tuleb igale poole siin minna. Ma arvan, meil hakkab raha siin rohkem kuluma kui Sydneys. See on päris karm, nagu me mõtlesime siia raha säästma tulla, aga... Kohvel mitte. Üür ei ole ka väga suur erinevusega. Jah. Võib-olla maal elamine ei ole nagu nii soodne. Matši Farmers Marketile. Täna siis toimub see. Oleme suht hilja peale jäänud kell 12, vist kella 12 kestab ja kell praegu on 11 läbi, aga noh, liigume sinna poole. Vaatame, kas midagi veel on ägedat müüa või mis siin üldse toimub. Et siuke, no mis sa maal ikka teed, kui lähed laadale laupäeval. Nii et jah, lähme vaatame sinna. Ilmselt peame veel paaris poes käima, sest meil eile kõik ei saanud, mis meil nagu järgmiseks töönädalaks vaja on. Ja siis edasi, ma arvan, liigume juba sinna, kust kaudu me nagu siia matši piirkonda tulime. Ehk siis seal olid ägedad vaated, seal oli üks järv, teeme ilmselt campboxis süüa, ühesõnaga naudime loodust, ägedaid vaateid. Nii et juba on plaanid täitsa ägedad.
14 kraadi, tuulekülm juurde, siis on isegi vist alla 10. Nii et, näitas 8 enne feels like. Me vist päris selleks valmis ei olnud. Aga noh, tuleb ära harjuda, mis siin ikka. Või noh, eestlastele kombeks, siis tegelikult oleme harjunud sellise ilmaga ka. Ja kuna see on talv, siis see kõik on tegelikult loogiline. Ühesõnaga me väga palju kuidagi ei olnud sükast tuju, et tahaks nagu õues hirmsasti süüa hakata tegema. Nii et täna jäi see tegemata. Aga noh, nägime ikka mingit siin järve ääres, saime natuke ringi sõita ja noh, sai nagu midagi tehtud ikka. Aga lähme siis, käime veel ühest poest läbi ja lähme koju ära. Äkki saame midagi toredat süüa teha ja vaatame. Teeme kiire ülevaate meie uuest kodust. Siuke on meil elutuba. Siin elutoa kõrval kohe on meil köök ja sööginurk. Siin on meie enda toiduasjad ja külmkapp. Siis siit edasi tulles on meie WC, meie vannituba. Selline väike vann, peegel, ranjus, dušinurk. Ja siit jõuame meie enda tuppa. Niisugune lihtne, väike, pisike, aga üsna mõnusubane. Tere pühapäeva hommikust. Meil oli Kulgongis täna oma viimane vabapäev enne töönädalat. Nii et avastame ümbrust. Kuskilt poest leidsime, et täna on mingi laat kuskil natuke kaugemal. Liidvilles. Liidvill on vist koht. Ja. Äge plakat oli. Võin selle pildi ka siia panna. Väga süke, minu jaoks kutsuv vähemalt süke teistmoodi. Aga nüüd me tulime, sõitsime 50 kilomeetrit. Rahvast väga ei ole. Tundub suht tühi, jah. Aga lähme vaatame ikkagi üle. Sõita on äge, maastikud on ägedad. Saad aru, et sa oled maale jõudnud, kui sul on 50 kilomeetrit ja 4-5 maja. Ühesõnaga. See kindlasti ei ole üldse nii maa, kui siin Austraalias tegelikult mingid kohad on. Sa sõidad nagu 100 kilomeetreid ilma ühegi majata. Ja, siin oli selles mõttes karjakasvatus vist. Loomakasvatus on. Lambaid on tee peal, nagu tee peal ei ole, tee äärtes. Väga-väga palju. Meeletult lambaid ja veiseid. Ja. Aga äkki pärast lähme vaatame, teeme veel kuskil mingi lõunasöögi, lähme vaatame, ma ei tea, äkki kängurusid, äkki otsime mingid loomi, ma ei tea, vaatame ringi. Kängurusid näeme palju, aga liiga lähedalt ei tea näha, et hea oleks, kui need autost eemal on. Ühesõnaga vaatame, mis me täna teeme. Siuke rahulik päev pigem, nagu siin maal nüüd vist enamasti on. Mõnus, saab aja maha võtta vahel. Minu esimene barbeossis. Sellisel kujul, nagu nad söövad. Väga hea. Enamasti ongi see on siis nagu Aussi rahvustoit põhimõtteliselt mingi. Tavaliselt on vorst, meil praegu on siis steak, jah. Aga muidu on nagu saia vahel mingi sibul, barbecue kaste või üldse mingi kaste, sai, vorst, ühesõnaga siuke võileib. Ja kohv on ka väga hea, nii et, aga noh, ega siin midagi väga palju teha ei ole. Lapsed mängivad ja lõpus on lastel, aga ütleme, et müügi osas nagu väga palju siin ei ole. Kogu toit, mis saada on nüüd laadalt ostetud ja proovitud. Jah, lähme siis vaatame edasi kuhugi. Me nüüd tulime hoopis jalutama ühele matkarajale. Teeme ikka kõik tegevused siin ümbruskonnas ühe nädalavahetusega ära, et järgmised nädalavahetused poleks mitte midagi teha. Ühesõnaga, The Trip Lookout vist on see, kuhu me lähme. Mõte oli see, et tegelikult Chatu ütles, et siin võib olla tõenäosus näha ka mõnda koalat. Ma ei tea, kas see päriselt nii on ja ma ei tea, kas meil ka midagi õnnestub näha. Ja nüüd on see hetk, kus ei tea enam, kas vaadata jala ette või vaadata nagu... Eukalüpti lehed on igal juhul igal pool. Võrratu. Ühesõnaga ei tea, kas vaadata jala ette või otsida nagu kuskilt kõrgustest koalasid. Peab nagu jagama, üks vaatab alla, teine vaatab üles.
madude hooaeg ei ole praegu, et Jah. kõik peaks hea olema. Seda küll, nii et ettevaatlik tasub ikka olla. Ühesõnaga hakkame otsima, vaatame, mis siin teha on. Esimene tööpäeva hommik siis täiesti tekkis. Mida me seal põllul tegema hakkame, ma ei ole kindel. Oh my god. Tere hommikust! Meil on kätte jõudnud esimese töönädala lõpp ehk pühapäev. Töötasime 6 päeva jutti ja tegime siis ka nii-öelda järgmisest nädalast 1 päeva ette, kuna järgmine nädal lubab üsna suure tõenäosusega sadu. Sajuga me töötada ei saa. Jah, aga tööst üldiselt, et võib vist öelda, et oleme väga rahul. Tööks on meil pruuning, ehk siis veinipuudel, viinamarjapuudel, okste lõikamine, et kärpimine enne uut hooaega. Päev läbi lihtsalt lõikame oksakääridega. Minul on mõlemad käed üsna head, liiguvad päris vahvalt. Maaril on. Nii hästi ei ole, aga jah, ütleme, et oleme ülemusega rahul, on väga tore ülemus. Töö ise on üksluine, pigem igav, täpselt sama asja tööd lihtsalt päevad läbi. Aeg venib, aga ütleme, et enam ei saa öelda, et Austraalias oleku aeg läheb väga kiiresti, sest minul oli just elu kõige pikem nädal ilmselt selja taga, töönädal. Ja, ma võin ka öelda, et tööpäevad on pikad, aga nädal läks ruttu. Ühesõnaga, tegelikult on nagu, me oleme rahul, et me siin piirkonnas oleme, sest et tegemist on üllatavalt laheda kohaga. Et kui ma võib-olla ise alguses eeldasime, et me lähme farmitööd tegema, siis pigem mõtlesime võib-olla mingi sellise koha peale, kus on võib-olla üks toidupood ja mitte midagi muud, et siis siin Matsis ja Kulgongis on igasuguseid ägedaid kohvikuid, botiike, loodus, mingid matkaradasid, isegi spa on olemas, et võib-olla isegi võib juhtuda, et me ei jõua kõiki tegevusi, mis mul nii-öelda juba Mapsis kirjas on ära teha. Et jah, oleneb ju ilmast ka ja nendest päevadest, et mis meil vabad on ja kui palju ühesõnaga kuidagi aega on. Aga jah. Nii palju vist on jah, et sellega Matsiga, et me alguses nagu mõtlesime, et kui me maale tuleme, et siis on mingi raha ei kulud, siis saab hakata rohkem raha ka koguma ja värki. Ja lõpuks saad aru, et raha nagu vähem kindlasti ei kulu kui Sydneys. Võib-olla isegi leiad rohkem võimalusi kulutamiseks, sest Sydneys sa tead, et sa ei jõua kõike läbi käia, siin on nagu see, et aga äkki jõuab. Jah, et ma olen endas lihtsalt nii üllatunud, et mulle tõesti siin nii väga meeldib. Poleks seda nagu oodanud kuidagi, et täielik süke maaelu idüll ja isegi leidsin eile töövetsust Hansmani, Sander pidi ära koristama. Naiste vetsust, ise läksin võtsin. Surnud oli, aga isegi see nagu eriti ei morjendanud. Ma endiselt muidugi ei oota seda kohtumist kuskil toas. Loodame need nagu eemal hoida, aga ühesõnaga tegelikult on väga äge see Austraalia maaelu ka ja see on lihtsalt nii teistsugune sellele elu, mis me Sydneys elasime ja see on selle Working Holiday viisa juures nii äge ka, et saab elada nagu mitmeid elusid selle aasta jooksul. Jah, oleme otsusega rahul. Jah. Et tänased plaanid on siis sellised, et lähme kuhugi sõõriku kohta. Peaks olema mingi maal süke putka, mis müüb sõõrikuid, äkki saab head kohvi, et süke midagi teistsugust. No nagu maaelu ikka, lähme vaatame üle. Kohalik mingi süke farmipood või farmikohvik. Et lähme vaatame, mis meid ootab. Ilmselt lähme siis edasi ka Matsisse. Päevad nagu liiga täis planeeritud ei ole, peab puhkama ka. Siin on natuke rohkem võib-olla aega puhata. Et lähme vaatame, mis see päev toob.
on siis 6 sõõrikut, cappuccino. Vinge. Kuidas meeldis? Kohv on mega hea. Kõik oli mega äge. Sõõrikud võib-olla olid isegi paremad. No täiesti lõpp. Ma ei kujuta ette, et Eestis selline koht töötaks kuskil Karupees. Ei ole, see on linna lähedal. No, Ühesõnaga mega hea on lihtsalt. Mega äge, tõesti. Ja täpselt siuke, et ei ole nagu ainult, kus linnainimene käib, vaid käib ka kohalik farmer, läheb ja võtab omale sõõrikuid. Siuke kogukond nagu toimib ja toetab üksteist ja igatepidi, mega lahe. Meil ülemus tahtis üks päev tuua siit, aga kahjuks oli see koht juba kinni, et soovitas ka, et tõesti nagu päris kohalikud maainimesed käivad ka mingid sõõrikuid siuksest kohast võtmas, et ei ole siuke turistikas ainult. Ja tõesti pühapäev ja rahvast on niimoodi, et tead lauale jääd üldse. Mega vinge. Ja nüüd lähme siis vaatama, et kas matšis äkki mingit tegevust, võib-olla mõnes poes käime. Lähme äkki jalutame natuke kuskil või siuke chill. Mingit kaanega kohvid hoopis oleks vaja, et saaks hommikuti kohvitööle ka kaasa võtta. Vaatame, otsime, mõtleme. Me oleme Aussis juba üle 3 kuu olnud ja meil on proovinud selline huvitav asi nagu Vegemite. Kohalikud armastavad, kõik teised vihkavad, ütlevad, et väga jube. Aga proovime siis teha nii, nagu meil majaomanik õpetas, et kuidas teda tuleb teha. Õnneks on see, et me ei pidanud seda eraldi ostma ka, et see on majaomanikul olemas kapis ja me ei ole sellepärast just seda eriti veel proovida tahtnud, et me ei taha osta seda suurt purki ja visata enamus minema, nii et... Suure tõenäosuseks on väga jube. Ja. Aga põhikomponendid on ikkagi röstvai või hästi palju ja imevähe Vegemite'i. Hakkame vaaritama. Paneme siis sellise kihi umbes võid. Korralikult ja natuke rohkem. Ma ei tea, miks seda vaja on teha, aga... Nagu mingi paprikane veits või siuke, väga... Ei tõesti, pigem nagu kemikaal või nagu see ei tundu söödav. See on süsimust välja ja nagu see ei... Miks peaks siukest asja süüa tahtma kõige? Ta teeb nagu soolasemaks. Vürtsikust ma ei tunne. See on mingi kummaline asi. Hais on nagu jälgim kui maitse, aga samas ega nagu maitset eriti ei ole või nagu ma ei saa sellest aru, et miks ta paremaks peaks tegema. Ei tea, midagi väga viga ei ole. Haiseb küll rõvedalt. Aga... Tavaline või sai kordades parem. Vajalik ta ei ole mitte kuskilt otsast. Ja. Proovisid? 20. Võib-olla teeb lihtsalt nagu hapukaks ja soolaseks. Lamp. Söödav. Aga mitte vajalik. Absoluutselt mitte. Ja meie siis naudime nüüd oma õhtut edasi. Teeme süüa, valmistume homseks uueks tööpäevaks, uueks töönädalaks. Ja... Võib-olla tuleb veits lihtsam töönädal, sest lubab vihmast ilma. Praegu juba on näha, et veel ei saa, aga läheb pilv ära. Vaatame, mis me, kuna me uuesti filmime, mis me teeme. Lähme siis toimetustega edasi ja näeme me nii teine päev jälle. Tere teisipäeva hommikut. Lõuna on juba. Aga tere hommikust. Lähme täna lihtsalt teeme rahuliku päeva, kuna lubas hakata vihma sadama ja meil tegelikult on tunnid eelmisest nädalast täis tehtud, siis me saime vaba päeva. Ehk siis lähme avastame täna Kulgongi. Vaatame üle, mis linnas me ikkagi elame siis. Et astume nagu teise sajandisse tagasi.
põhimõtteliselt. Ja jah, vaatame, võib-olla jõuame kuhugi muuseumisse või jalutame siis lihtsalt ringi paar tundi. Terve see linn on paras muuseum tegelikult, kui siin natuke ringi vaadata, aga eks seda on varsti näha ja vist äkki oleme näidanud ka, ma ei tea. Jah, meil on siis umbes 1,5 kilomeetrit kesklinna asula keskpunkti. Meie emotsioonid muuseumist on siis? Ma ei tea, maksime $34 kahe peale ja jalutasime ikka nagu tänaval. Lihtsalt suht siuke organiseerimata. Ei kahetse, et käisime samas. Midagi erilist ka nagu ei olnud. Et kui olete siin kandis, siis otseselt nagu ma arvan midagi juurde ei anna, et jah, asjad lihtsalt, mida vaadata, igasugused. Ja ma muidugi ei kujuta ette, miks keegi peaks sattuma siia kanti. Aga võib-olla. Why not? Tegelikult on ju väga väike asula, et siuke normaalne tegevus paariks tunniks ja jalutame siis koju tagasi, vaatame, mis me täna õhtul teeme, mis mingi õhtusöögi ega väga midagi muud põnevat ei toimetagi. Nii et jah, näeme siis, ma ei tea, uuel kuul, ma arvan. Täpselt selline see juunikuu meil siis oligi. Sisutihe, palju muutusi. Aga nüüd oleme ennast uues kohas ilusti sisse seadnud ja harjutame ennast jälle uude rutiini. Ja siis teeme oma farmipäevad ära ja vaatame edasi, mis Austraalial meile veel pakkuda on. Näeme juba juulikuu kokkuvõtte videos. Näeme juulis. Lähme tripime. Lähme tripime.